tänan. Tere õhtust, lugupeetud televaatajad. Täna õhtul esinevad teile ansambel Kukerpillid, eks ole, Elleret Elenorm on ju, Enn Poom ja Paul Kloren ja Tõnu Aav. Ja nüüd Ikke Volkov, Tiit Kõrvits, Toomas Kõrvits ja Tõnu Raadik. Üks jahimees läks metsa, seal ka see metsa pool. Üks jahimees läks metsa, seal ka see metsa pool. Suvi oli kätte tuulemas, tali mööda minemas, poisid puudel vangerdega oli taga kossa minemas, poisid puudel vangerdega oli taga kossa minemas. Tal tee peal tuli vastu, üks nägus näki neid. Tal tee peal tuli vastu, üks nägus näki neid. Suvi oli kätte tulemas, tali mööda minemas, poisid puudel vangerdega oli taga kossa minemas, poisid puudel vangerdega oli taga kossa minemas. Ta teeretas ja küsis, kus pool su mõtted on. Ta teeretas ja küsis, kus pool su mõtted on. Suvi oli kätte tulemas, tali mööda minemas, poisid puudel vangerdega oli taga kossa minemas, poisid puudel vangerdega oli taga kossa minemas. Kus mujal on mu mõtted, kui ka see metsa pool. Kus mujal on mu mõtted, kui ka see metsa pool. Suvi oli kätte tulemas, tali oli mööda minemas, poisid puudel vangerdega oli taga kossa minemas, poisid puudel vangerdega oli taga kossa minemas. Siis võttis noormees sõrmest ühe kuldse sõrmuse, see pane oma sõrme ja kanna eluaeg. Suvi oli kätte tulemas, tali oli mööda minemas, tommingad ja õienukud olid lahti minemas, tommingad ja õienukud olid lahti minemas. Bruno, Benno, Bernhard, Friedrich, Reinhold, Heinrich, Georg, Admiel, Karl, Robert. Oi, teid on nii palju, meil peal ruumi. Kapp, lahti tee, ukse taga jahimees, ära varja nõnda Enn, siin on koolivend. Veda, sa oled kodus. Ja no kus see külaline nii hilja õhtul siis nüüd veel? Hilja on siis, kui lamad kirstus varbad õieli. Ja. Said siis mõne jänese ka kätte või? Ei saanud, aga ma ajasin teile kõva hirmu naha vahele. Koera lasin kogemata maha. Ma räägin sulle anekdoodi. Salakütt tuli metsast ja metssiga, vaat niimoodi õla peal. Inspektor tuleb vastu. Noh, käisite metsas ja. No mis sa tegite seal metsas ka? Marjusein. Aga mis see teil õla peal on? Kus õla peal? Ei teise õla peal. Sa kurra! Mis? Võru peal magab juba. Vaat, ükskord tegi siukene jõmsikas pahandust. Ja isa ütles, poeg, mul on väga piinlik, aga ma pean sulle kõigi nähes rihma andma. Poiss ütles, muidugi on piinlik, papa. Kui sa rihma ära võtad, sul kukuvad püksid maha. Terbernane. Astute ehk edasi. Võtate tilga kohvi või natuke süüa. Vaat karu tahtis ka süüa. Karu kõndis mööda metsa ringi nimekiri käes. Unt tuleb vastu. Karu ütleb, unt,
homme hommikul kell 10 oled minu juures, ma söön su ära. Hunt ütleb murva häälega, jah, hästi olen kohal. Karude pundi nimetavad risti ja läheb edasi. Rebane tuleb vastu. Karu ütleb rebane, homme hommikul kell 10 oled minu juures, ma söön su ära. Rebane ütleb, jah, hästi olen kohal. Karu teeb rebase nimetavad risti ja läheb edasi. Jänes tuleb vastu. Karu ütleb, Jänes, homme hommikul kell 10 oled minu juures, ma söön su ära. Jänes ütleb, mine põrgu, ei tule kuskile. Ah soo, no siis ma tõmban sinu nime maha. Jänese poisiga saab üldse igasugust nalja. Vaata, üks küüliku kasvataja hakkas pahandama oma naabriga, et kuulge, mispärast teie koer murdis minu jänese ära? Aga mispärast teie jänes narritas minu koera? Mismoodi ta narritas? No mismoodi narritas? Mis ta tegi meie koerale nii? Vaat vähe, noh, 2 tassi ujusid jões. Üks ujus teisest vahust lainetel natukene kaugemale ja hakkas teist kutsuma, et tule rutem. Teine vastas, ma ei saa, mul läks vesi kõrva. Tead, üks mees läks poodi vorsti ostma. Tellis 300 grammi vorsti ja ütles, et lõigagi viiludeks ka. No lõigatakse viiludeks ja mees valab vorstid portfelli ja sealt kostab niisugune hääl. Mees ütleb, lõigake palun veel 300 grammi vorsti. Müüja lõike peale 300 grammi vorsti ja mees valab vorstidele portfelli ja sealt kostab jälle niisugune hääl. Müüja küsib, kuulge, mis teil seal portfellis on? Mees ütleb, kuule, mina ise ka ei tea, jõledalt armastab vorsti. Vala siia, kui sa juba valad. Kas sa seda anekdooti tead? Üks mees, üks kalamees, seda kalamee lugu tead? Üks kalamees näitas kogu aeg käega ikka nii, et ma püüdsin nii suure kala ja ja sõbrad sidusid tal käed siit kinni, et ta ei saaks enam kättega näidata, kui suure kala ta just püüdis. Mees ei jäänud hätta, ütles, kala pikkust ma praegu näidata ei saa. Aga vaata, silm oli nii suur. Aga nüüd, kuulake, nüüd tuleb see kõige värskem ja kõige põnevam anekdoot. Vaata, enne vanasti, juba väga ajal oli meil tead siin saare peal, oli igal mehel, oli oma jäälaev. Noh, ta suud umbes nii, nagu jääpuljekas või nii, noh. Võtad, siis oli ikka sõukest tuul ka, mis ikka palju vinni ja oli ikka sõukest jääd ka, mis peal kandis ja meie käisime mõnel ainult põrsast ostma. Võtad, see oli aprillikuus, jää hirmus sile. Aga aukusi täis, nii kui aes ja mees aapad all. No meil kolmikesi, noh, aes ja oli üks, et ma näed samal ajal tuud seadat luda saada. Eelmise ma olin minema sügises nii sügavalt jää sisse. Üldiselt on ju teada, et parem on olla rikas ja purjus kui kaine ja vaene. Või vastupidi. Vaata, kuule, ütle mulle niisugust asja. Kumb elab kauem? Kas purjuse mees või kaine mees? Vaata, oota, kus sa lähed nüüd, noh? Vaata, kui purjuse mees istub autoroolis ja sõidab kainele mehele otsa, siis elab purjuse mees kauem. Tead, üks abielumees ärkab öösel oma naise kõrval voodis üles ja ehmatab. Mis kell on? Ma pean hakkama koju minema. Küll sai naise käest udida. Noh, mis teil siis nüüd siis niimoodi? Vana ja väsinud veel. Tead, üks onukene ajab hommikul habet ja ütleb naisele, tead, naisukene, kui ma hommikul habet ajan, ma tunnen ennast kohe 20 aastat nooremana. Naine ütles selle peale, sa võiksid hakata siis õhtul ka habet ajama. Găgelita mânina
ma peaksin ikka vist veel üks sutikene õppima. Kus te soovitaksite mul seda teha? Metsas. Marduvas metsas, kui tookord seisan siin. Metskohad laulsid linnud, neid kaua kuulasin. Seal kajas kevad hääli, mind valdas armastus. Nii me vaikselt ärkas, mu linnas mälestus. Ärkas mu linnas mälestus. Kui unelm noorus möödus ja tunnid kaunimaad ning mets ja lind laulud kõik meelest läksivad, kuid igatsus mu linnas lõi jälle lõkkele ja pisaraid nii kuumi siis langes murule ja pisaraid nii kuumi siis langes murule. No vaat, ühel mehel olnud laisk naine, pole viitsinud kaevust vett tuua. Mees tulnud vihmaga koju, ise märg ja naine andis ämbri pihku, et sa juba niikuinii märg, et mine too kaevust vett. Mees tõi kaevust vett, kallas naisele kaela, ütles, sa oled nüüd ka märg, mine too ise. Kuule, Pyrrhos, minu kuningas, mida me õige siis peale hakkame nüüd, kui me need roomlased vallutanud oleme? Kui Room on langenud, siis ei suuda enam ükski Itaalia linn meile vastu seista. No mis me siis teeme, kui me Itaalia vallutanud oleme? Siis on järg Sitsiilia käes. Sitsiilia on siis meie lahinguretkel lõppeesmärk. Ei, see on ainult algus, eelmäng surmatele tegudele. Kui Kartaago ja Liibüa ka juba meile kuuluvad, siis me ei pruugi enam ühtegi vaenlast karta. Ja mis me siis peale hakkame, kui kõik see meie käes on? Siis minu Kineas hakkame me rahupäevi pidama ja üheskoos pummeldama. Jah, aga mina ei saa aru, miks me siis praegu kohe või maha istuda ja pummeldama hakata. Ja viina voolab kui aina, pöörase veonid korrelama. Võts ja vaata, kust aga saad sa naisi ja neid, kaamule saa. Signoorid, ma teen selle asja teile kohe selgeks. Ma olen suudelnud naisi Lõunamere saartel. Ma olen suudelnud mullette, mestiitse, neegreid, indiaanlasi, blonde, brünette, kõiki. Ma olen suudelnud naisi Inglismaal, Prantsusmaal, Hispaanias, Portugalis. Ja siin Itaalias ei ole linna, kus mul ei oleks olnud armukest. Aga ma ütlen teile siiralt, paremini kui minu oma naine Lucia ei oska mitte keegi suudelda. Ja. Jumala eest, signor Ricciardo. Selles on teil tõesti õigus. Cuore ingrato, dai pigliato mi do via, tu te passato, te non c'è pienza che io. No! Ma tean, men Petruccia, sa käid tihti minu naise